Tervist! Kui me räägime inimese organismi jõudvast ja sinna ladestuvast mikroplastist, siis on mõnes mõttes, kui me tahame olla definitsioonides ülitäpsed, vajalik eristada selliste plastitükkide suurust, sest neil on erinev võime inimese organismi sisse tungida ja seal pahandusi tekitada ja ringi liikuda. Aga täna me selle teemaga ikkagi süvitsi ei lähe. Võtame lihtsalt teadmiseks, et olenevalt suurusest on olemas makroplast, mikroplast ja nanoplast, aga meie kutsume kõiki neid lihtsalt makroplastiks. Me teame tänapäeval, et ei ole olemas ühtegi inimese organit või kehapiirkonda, kus mikroplasti üldse ei oleks. Ja seni teame me pigem liiga vähe selle kohta, millised on meie kehasse kuhjuva mikroplasti pikemaaegsed tervisemõjud. Teadusuuringuid, mis leiavad mikroplasti erinevatest kehapiirkondadest, tuleb viimasel ajal ausalt katkematu joana. Ja minu jaoks on põnev see, et ikka veel on olemas kehapiirkondi või elundkondi või organeid, kus ei ole varem leitud seda mikroplasti. Ja üheselt on selge, et see on igal pool olemas. Aga kuna mina olen jõusaali personaaltreener, ja minu eesmärgiks on, et minu klientidel oleksid tugevad ja terved lihased, mis tõstavad nende elu kvaliteeti nüüd ja praegu, siis läheb minu ajus signaallamp tavaliselt põlema siis, kui ma näen uudiseid, mis seostavad mikroplasti lihaste ja lihaste tervisega. Ja nüüdseks on selles vallas tulnud nii palju huvitavaid teadustöid, et ma tundsin sisemist sundi seda teemat ka sinule natukene tutvustada. Ja video lõpus ma räägin ka, kuidas mikroplasti negatiivset mõju vähendada. Nii et sul on päris tugev mott see igav video siiski lõpuni kuulata. Esmalt aga, kus me üldse teame, et meie poolt toiduga sisse söödav või ka sisse hingatav või tõenäoliselt väheses mahus ka läbi naha sisse tungiv mikroplast üldse lihastesse jõuab. Esimene heal tasemel teadustöö, mis lihastest mikroplasti leidis, avaldati minu teada aastal 2024 ja see on siin ja selle raames võeti 5 inimesel erinevaid luu- ja lihasproove, viimaseid siis 3 erinevast käelihasest ja erinevat tüüpi mikroplasti leiti kõigist proovidest ja kõigist lihastest. Kui nüüd vaadata, mis tüüpi lihastest leitud mikroplast oli, siis leidus seal kõige rohkem ehk koguni 71,7% ulatuses üldisest mikroplasti massist polüfenüleenoksiidi. Mida leidub tavaelus suures koguses erinevates elektri- ja elektroonikaseadmete korpustes, aga ka näiteks nõudepesumasinate kuumuskindlates plastosades. 22,3% moodustas polüetüleen ehk siis tavaline kilekoti ja toidupakendi plastik. Ja võib-olla natuke huvitavam oli see, et väikeses koguses leiti ka polüuretaani, mida kasutatakse erinevates ehitustarvetes nagu liimid, hermeetikud ja soojustusmaterjalid. Käesoleval ehk 2025. aastal on avaldatud ka vähemalt üks väga põhjalik uuring, mille raames leiti mikroplasti sedapuhku inimese rinnalihasest. Nii et antud leid, et plasti leidub lihastes, on leidnud kinnitust ja see väide ei tugine ainult ühele uuringule. Nagu sa näed, on ekraanil ka pilt päris inimese, päris rinnalihasest, mille sees on selgelt nähtavalt plastitükk ja ma ei tea, kuidas sinuga on, aga kui mina näen selliseid pilte, siis need tekitavad minus teatud õõvastust ja ma tunnen ennast natukene õõnsalt. Sest ma tean, et umbes samasugune pilt valitseb. Samasuguse pildi võiks teha ka minu sisemusest ja sinu sisemusest ja sinu sõbra sisemusest. Tõenäoliselt ka sinu koera sisemusest ja kassi sisemusest. Me teame nüüd, et mikroplast leiab tee inimese lihastesse ja olgu kohe öeldud, et väga suure tõenäosusega leidub seda suuremal ja vähemal määral meie kõigi lihastes, kui võib-olla üksikud vastsündinud välja arvata. Kas meil on aga põhjust arvata, et see lihastesse kuhjuv mikroplast halvendab meie lihastööd või muudab kehvemaks lihastreeningut saadavat kasu
või on meile mõnel muul moel kahjulik või äkki hoopis muudab meid näiteks plastikmehe nimeliseks superkangelaseks. Ma ütlen kohe ära, et meil ei ole veel heal tasemel teadusuuringuid, mis oleks analüüsinud otseselt inimese lihastes leiduva mikroplasti mõju inimeste lihase tervisele ja üldisele tervisele, mistõttu me peame tegema järeldusi selle põhjal, mis on leitud loomadel läbi viidud uuringutes ja rakumudelites. Ehk siis me saame rääkida peamiselt võimalikest, nagu öeldakse, riskimehhanismidest, mille olemasolu võib inimesel eeldada või pidada rohkem või vähem tõenäoliseks, aga milles me ei saa veel siiski olla 100% kindlad. Ei saa ka väita, et näiteks hiire ja inimese lihaste ehitus ja töö ja tegelikult ka vaste treeningule oleksid 100% sarnased, sest neis on tegelikult üsna olulisi erinevusi. Samas teatud järeldusi me saame nendest uuringutest ikkagi teha. Nii et meil tasub lihtsalt silmas pidada, et me seilame, nagu öeldakse, spekulatiivsetel vetel. Alustame siis, et nüüd paljude hulgast midagi välja valida, näiteks sellest teadustööst, mis kujutab enesest in vitro ehk siis laialt kasutatava termini kohaselt katseklaasi uuringut, mille käigus leiti, et mikroplast suudab inimese lihasrakkudega kokku puutudes nendesse siseneda, kusjuures siseneda ka mitokondritesse, mis on teadupärast inimese organismi normaalse toimimise jaoks vajalikku energiat tootvad jõujaamad ja millel on ka muidu tegelikult äärmiselt olulisi ülesandeid. Ja kui see mikroplast oli juba rakkudesse sisenenud, siis mõjutas see negatiivselt rakkude võimet kasutada glükoosi. Tõstis rakkudesse normaalsest kõrgemaks oksüdatiivse stressi taset ja häiris ka mitokondrite normaalset tööd. Ma tuletan meelde, et see on mehhanistlik leid, kuigi teatud inimese lihasrakkudel, kuigi need tehti inimese lihasrakkudel, aga kui me kanname nüüd selle leiu inimese organismile üle, siis on meil põhjust kahtlustada, et lihasrakkudesse tunginud mikroplast suurendab insuliini resistentsust ehk siis tõstab teist tüüpi diabeedi riski. Ja kui rääkida lihastreeningust, siis ei ole insuliini resistentsus arusaadavalt hea asi, sest see tekitab olukorra, kus glükoosi kasutus on ebaefektiivsem. Selle varude taastumine on aeglasem ja lihaste tekkeks vajalike protsesside käivitamiseks on meil vaja enam stiimulit. Ehk siis sa pead sama tulemuse saavutamiseks sööma enam valku ja tegema enam lihastreeningut. Järgmine uuring on meil siin ja see on läbi viidud sigadel, kui täpne olla siis põrsastel ja olgu ka ära öeldud, et tegemist on preprintiga ehk siis antud uuringut ei ole veel üheski eelretsenseeritud teaduskirjas avaldatud. Ja selles uuringus leiti, et need põrsad, kelle igapäevases toidus oli enam mikroplasti, kasvasid keskmisest vähem, nende lihastes esines rohkem oksüdatiivseid kahjustusi, mis muutsid muuhulgas seda, mis tüüpi lihaskiude nende organismis rohkem tekkis. Ja selgelt tuli ka välja, et plastikpõrsastel oli lihastes häiritud normaalne angiogenees. Ehk siis neil tekkis lihtsamalt öeldes vähem väikeseid veresooni ehk kapillaare. Kui me räägime lihastreeningust ja selle tulemustest, siis on just see viimane minu jaoks väga oluline leid, sest kui lihastes on madal kapillaaride võrk, siis on oluliselt häiritud hapniku ja toitainete transport lihastesse ja jääkainete väljavedu sealt, mis tähendab lihtsamalt öeldes, et väsimus saabub kiiremini, taastumine võtab enam aega ja lihas kasvab ja muutub tugevamaks aeglasemalt. Kui me vaatame neid rakke ja nende avaldumist ja nii-öelda toimeradasid inimestel ja sigadel, siis on need lihaste puhul tegelikult üllatavalt sarnased. Ja seega on meil põhjust arvata, et samasugune toime, mida ma just kirjeldasin, leiab aset ka inimese puhul. Ja peamiseks piiranguks, mis peaks meid antud uuringu osas ettevaatlikuks muutma, on see, et sigasid söödeti mikroplastiga 30 päeva jooksul ja kogused olid väga suured, samas kui inimene ajab enesele plasti sisse kogu elu jooksul, aga väiksemates doosides, mistõttu me ei saa lihastesse jõudvaid mikroplasti koguseid omavahel otseselt võrrelda. Liigume edasi nüüd järgmise teadustöö juurde,
mis ongi nüüd sedapuhku läbi viidud hiirtel ja selles uuringus leiti, et suurem mikroplasti sisaldus lihastes häirib oluliselt lihaste taastumist pärast vigastust, tõstab negatiivselt mõjuvat oksidatiivset stressi ja peamiselt selle viimase mõjul toimub üks väga oluline muutus, mis leiab suure tõenäosusega aset ka inimesel ja mis on tegelikult lihastreeningu tulemuste osas äärmiselt tähtis. Nimelt muutis mikroplasti, eriti plasti nanomõõtu osakesed pärast lihasvigastust ja väiksemas mahus me saame tegelikult öelda, et need vigastused, mikrovigastused, mis tekivad pärast lihastreeningut su lihastes on ka vigastused, muutis osa satelliitrakke, mis lihasvigastuse järgselt peaksid lihaskõude parandama, hoopis rasvarakkudeks. Ehk siis vähe sellest, et lihastes nappis vigastust parandavaid rakke, tekkis sinna juurde hoopis rasvarakke, mis tekitab olukorra, kus lihas paraneb aeglasemalt ja selle kvaliteet on lõpuks oluliselt kehvem. Kõik need negatiivsed mõjud, millest ma olen rääkinud, on otseselt seotud lihastega. Aga loomulikult on meil põhjust arvata, et mikroplast mõjutab negatiivselt ka teisi elundkondi. Näiteks on meil teaduspõhiseid andmeid, et hingamise kaudu kopsudesse jõudev mikroplast põhjustab põletikke ja alandab kopsuvõimekust. Ja see efekt on eriti tugev sportlaste puhul, kes hingavad sportides kiiremini ja sügavamalt. Nad isegi ma ütleks hingeldavad, tõmbavad sügavamalt õhku sisse. Ja ei pea olema kosmoseteadlane, et mõista, et see, kui kopsust jõuab vähem hapnikku lihastesse, siis on lihastreeningu tulemuste osas see asi halb. Kui nüüd veel üks ja viimane leid välja tuua, siis võiks ära märkida, et meil on teaduspõhiselt võimalik väita, et lihasrakkudesse kogunev mikroplast põhjustab nende rakkude enneaegset vananemist, mis ei ole ka ilmselgelt hea. Ühesõnaga, olukord on potentsiaalselt väga halb, isegi natukene võib-olla isegi lootusetu. Ja samas peab, et veel lüüa paar naela kirstu sisse, öelda, et sisuliselt on sul võimatu välistada seda, et mikroplast su organismi jõuab, sest seda on, oleme ausad, igas suutäies, iga kopsutäies ja nii lihtsalt on. Samas me saame praeguste teadmiste juures väita, et enamik mikroplastist jõuab meie organismi seedelundkonna kaudu. Ja isegi suur osa sisse hingatud plastist satub viimaks sinna ja kui sind huvitab, kuidas siis las ChatGPT selgitab sulle, mis asi on mukotsiliaarne clearance. Mina näiteks seda ei teadnud, aga tänu ChatGPT-le ma olen nüüd targem. Mistõttu on oluline vähendada seda mikroplasti kogust, mis liigub su soolestikust su vereringesse ja selle kaudu kogu kehasse, sealhulgas lihastesse. Ja seda eriti olukorras, kus meil on tegelikult põhjust kahelda, et soolestikku sattunud mikroplast reaalselt ka kahjustab soole limaskesta. Selleks, et suurem osa sisse söödud mikroplastist väljuks su kehast tagumise otsa kaudu, mitte jääks su kehasse, on oluline, et su soole limaskest oleks võimalikult heas konditsioonis, sest see otsustab suuresti, mis jääb soole sisse ja mis läheb sealt välja. Ja üllatavalt tugev positiivne mõju soole limaskesta tervisele on toitumisel. Kui sa sööd normaalses koguses kiudaineid ja fermenteeritud toitu, näiteks hapukapsast, kimchit, keefiri, maitsestamata jogurtit ja sööd piisavas koguses valku, ehk siis 1,5 grammi kuni 1,6 grammi valku iga su kehakaalu kilo kohta, tarvitad toidulisandina omega-3 ja ei söö igasugust ultratöödeldud saasta, siis on su soole limaskest terve ja tugev ja suudab vereplasti vereringest eemale hoida. Ja muidu on ka su soolestikus normaalne ja terve mikrobioom, mis saab muide selle mikroplasti reostusega üllatavalt hästi hakkama. Ja muidugi on äärmiselt oluline olla füüsiliselt aktiivne ja teha lisaks aeroobsele treeningule regulaarselt ka lihastreeningut jõusaalis. Sellepärast, et see parandab su soole seina normaalset läbilaskvust oluliselt. Jõusaalis näeme!